Tervitame siis kõiki. Ja kui kellelgi on midagi öelda, siis võib kirjutada meile siia chatti. Ja kui kindlasti tahab midagi jagada, siis võib ka mikrofoni muidugi avada. Ja oleks võib-olla käega märku anda, siin on see käemärk. Et tänane teema on siis raha. Ja minu üks koolitaja nii toredalt ütles selle kohta, et raha on kõige intiimsem teema tänapäeval, sellepärast, et seksist me räägime juba kõik väga julgelt, aga raha on ikkagi veel selline teema, mida me nagu on teatud nüansse, mida me tegelikult avalikult ei taha rääkida. Siukse väikse mõnikord siukse saladusloori all ja alateadlikult on meil igasuguseid selliseid põnevaid rahalisi mustreid, rahalisi tõekspidamisi. Raha kohta on ju kõik võimalikke selliseid vanasõnu, ütlusi ja selliseid mõtteid. Igaüks võib korra võib-olla mõelda, et mida sina nagu mõtled rahast? Mis on sinu see selline mõte rahast? Üks siuke tore eestikeelne siukene vanasõna, et raha paneb rattad käima. Ja on muidugi veel igasuguseid siukseid mõtteid, et mida see raha siis nagu teeb, et kas ta teeb sind rahulikuks või vabaks või kuidas ta muudab sinu elu ja siis on veel siuksed targad mehed, kes on siin öelnud, et aeg on raha ja igasuguseid selliseid mõtteid. Võite korraks siin endas lihtsalt peast läbi lasta, et mis on sinu jaoks siuke esimene mõte rahast, kui sa mõtled rahale. Ja võib-olla ka selline, et kas sa mõtled seda nagu positiivses võtmes või siis nagu sellises negatiivses võtmes antud ajahetkel, just praegu siin olles. Et selline pisikene sissejuhatus raha mõtte juurde. Et juhatame ennast siia raha teemale siis sisse. Et need, kes nüüd tulid siia veel liitusid meiega, et siis samamoodi võivad korraks mõelda selle peale, et mis on esimene mõte, kui sa mõtled rahale. Nii, ja ma arvan, et ma annan siit nüüd sõna edasi Jaanale. Tervitan sind, Jaana. Ja, tere. Kõige huvitavam on see, et see meie mõtlemine, see on üks eriskummaline asi. Et olete tähele pannud, et me tegelikult mõtleme ja tegutseme ikkagi automaatselt. Ja ma julgen pakkuda, see ei ole küll minu enda välja mõeldud protsent, aga 90% ulatuses inimesed ei teadvusta seda, mida nad mõtlevad ja mida nad teevad. Loomulikult puudutab see raha teemat täpselt samamoodi. Meil on alateadvuses kinnistunud meie põhimõtted ja nende najal me kogu aeg tegutseme. Siinkohal tahaks tuua teile mõned niisugused näited elust enesest, et te saaksite aru, kuidas see mõtlemine ja oma mõtete fokusseerimine mõjutab meie rahalist seisu. Meil on siin, mõtlesime Kairiga, et meil on oma elust piisavalt näiteid, et võtame 2 tükki ja toome teile kohe elust enesest iseenda näited, et te saaksite aru, et see ongi päris elu. Keegi nüüd räägib meist üle, raske on. Jaa, vaatan kohe. Nüüd peaks korras olema. Nii, Kairi, tahad sa otsa lahti teha ja rääkida ühe enda elulise
näite põhjal, kuidas see rahasüsteem toimib? Ma räägin, tähendab, mis praegusel ajahetkel, mis inimesed hästi tihti peab juhtuda, mis minuga oli ka aastaid tagasi, oli selline situatsioon, kus mul oli rahaliselt väga-väga keeruline olukord. Ja ma tahtsin minna väga ühele kursusele. Ja sellel ajahetkel ma sain aru, et finantsiliselt mul tekkis täiesti plokk, ma mõtlesin, et see ei ole nagu võimalik, kuidas ma sinna lähen. Sest tõesti ma ei teadnud, mul oli väga siuksed väljaminekud, kuna mul oli juristidega teema ja mul oli siuke keeruline lahutus käsil ja ma ei teadnud kunagi, missugused summad mul antud kuus võivad välja minna, täiesti ootamatud võisid olla ja ma tahtsin hingest ikkagi väga minna sellele kursusele ja siis rääkisin selle juhendajaga, ta tegi mulle natuke soodsama pakkumise, ma ütlesin, et okei, et ma ütlesin talle ka, et ma tean, et see on aastane kursus, aga et ma ei tea, kas ma iga nagu uus moodul tuleb, et kas ma suudan nagu seda maksta. Ja ta ütles, et okei, et nagunii iga kord teeb eraldi arve ja vaatame. Ja ma läksin sellele kursusele muidugi ja ma muidugi läbisin selle aastase kursuse, kõik õnnestus väga hästi, aga mida ma siis tegin sellel hetkel, kui ma sinna kursusele läksin? Kui mul oli siiamaani oli see fookus sellele, et kuidas ma saan maksta, kas ma saan üldse ära maksta, siis ma fokusseerisin selle mõtte, et kuidas ma saaks raha teenida nii palju, et ma saan seal osaleda. Ja see fookus läks täiesti teise kohta ja pluss veel igasugused muud väljaminekud, mis mul olid. Ja imekombel loomulikult juhtus nii, et mul tuli seda raha. Ja ma osalesin ja ma sain oma kõik maksud makstud ja ma sain selle aasta täiesti ilusti ära elatud. Ja saingi aru, et kui me seda rahaseminari kokku panime, et ma tõstsin selle raha sellel hetkel enda jaoks kõrgemale kui mina ise. See raha oli fookuses ja just nimelt selles fookuses, et mida ma pean ära maksma. Selle maksmise peal oli fookus. Ja ma tõstsin selle fookuse täiesti teise kohta. Nii et te võite korraks mõelda, et kus on sinu fookus rahalistel, kas väljaminekutel või sellel, kas missuguses summas see raha sisse tuleb. Ja minul muutis see päris palju minu elu. Sellest ajast saadik ma hakkasingi ainult seda fookust sinna fokusseerima oma sissetulekutele. Nii et see oli minu selline väike lugu. Aitäh, Kairi. Räägin teile siis ühe näite iseenda isiklikust elust. Aastaid tagasi tahtsin ma endale kodu. Muidugi nii väga tahtsin, aga selleks oli ikkagi vaja pangalaenu võtta. Et sissemakseraha oli mul olemas, aga ülejäänud tuli pangalt saada. See paraku ei ole nii lihtne ülesanne, sellist närvikõdi oli seal üksjagu, sest pank tegi korraliku röntgenuuringu ja sellel ajal ma kogu aeg olin pinges ja mul oli see hirm, tohutu hirm, et mis siis saab, kui ma seda laenu ei saa. Minu fookus oli kogu aeg puudusel, ma kartsin seda olukorda nii väga. Nii, aga lõpuks kõik õnnestus, ma sain selle laenu ja ma olin pööraselt õnnelik. Ma päriselt, mul on see tunne siiani veel sees, et ma nagu sõna otseses mõttes, kui see kõne tuli pangast, ma hüppasin ja kargasin ja ma südamest rõõmustasin, sest ma tundsin, et ma olen nagu päästetud, et nüüd on kõik hästi. Aga mis peale seda hakkas toimuma? Kuna mina olin oma ajule andnud selle vaatepunkti, et ma olen siis rõõmus, kui ma olen keskendunud puudusele, sest tegelikult kodu on panga oma ja raha ma saan sealt, see tähendab, et ma keskendusin kogu aeg sellele
laenu maksmisele peale seda ma ei saanud aru, et ma sellega teen suure vea. Ma ei keskendunud sellele, et kuidas raha juurde tekitada ja sissetulekut suurendada, vaid ma keskendusin sellele, et mul on see pangalaen nüüd ja kuidas ma seda maksan. Niikaua, kuni ma juba olin stressis ja siis sain aru, et oot. Tänu sellele muidugi, et ma õppisin neid rahaseadusi tundma. Tänu sellele mul tekkis see taipamine, et mu fookus on täielikult vale asja peale fokusseeritud. Ja vot siis sellest hetkest, kui ma sain aru, et oot, mida ma teen, miks ma keskendun puudusele, sest minu aju hakkas tootma neid olukordi, kus ma olin puuduses, et mind rõõmustada. Sest ma ju rõõmustasin, kui ma sain pangalaenu, mis on tegelikult puuduse energia, kuigi see oli summa, mis võimaldas mul kodu osta. Nii et selles mõttes see ilmselt kõigile teada olev mõttetera, et sinna, kuhu sa suunad oma tähelepanu, kuhu sa suunad oma fookuse, see võimendub, sest sa suunad sinna oma jõu ja energia. See kõik kasvab ja see päriselt töötab niimoodi. See kogemus on küll omast elust olemas. Et Kairi, on sul midagi siia vahele öelda? Ma võin ka tuua. Ja väga hea, ma just tahtsin öelda, et tervitame Helenit ka. Ta on ju vaikselt seal täna olnud. Ma olen täna assisteerimas vormis ja endiselt õpilane ja endiselt tänulik. Aga ma jagan oma kogemust, et mina olen siis teadlik tee raha koolituse läbi teinud siis Kairi ja Jana juhendusel. Ja minu jaoks oli kõige suurem pööre raha hirmudest. Mul olid meeletud raha hirmud. Täna ma teadvustan neid kui raha haavad ja ma toon siis ühe näite, mis on võib-olla kõige sellisem elavam. Mul oli rahahirm sinnamaani, et mul oli mitu kontot, mitu pangakaarti, see on kindlasti paljudel. Tänapäeval on see väga kuidagi selline, võib-olla mõnikord isegi teadlik valik, sest pangad pakuvad erinevaid sooduseid, aga ma ei julgenud vaadata pangakontole. Mul oli meeletu hirm vaadata pangakontole ja see tundub teile võib-olla imelik, aga see oli päriselt nii. Ja meil on nagu üks perekaart, siis üks konto, kuhu on siis kõikidel ligipääsud liidetud ja üks on siis nagu see isiklik kaart, kuhu ma ei julgenud kunagi vaadata. Jutt käib isiklikust rahast. Ja ma maksin poes alati niimoodi pimesi kaardiga. Ja kui siis tuli teade, et ei saa maksta selle kaardiga, sellepärast, et raha pole piisavalt vahendeid, siis mul oli kohe ups, nagu midagi mööda minnes oleks valesti läinud ja võtsin kohe sujuvalt teise kaardi, seal perekaardi peal meil alati raha oli, ma teadsin seda ja sain teise kaardiga ära maksta. Ja ma ei suutnud ja ma ei saanud kuidagi seda mustrit enda jaoks muuta, sellepärast, et see alateadlaslik hirm, mis oli minu seonduvalt, mis tuli nüüd välja läbi selle kursusele ja minu alateadvuse, läbi minu seotuse, läbi minu psühholoogia, seal oli nii palju niite, et ma ei suutnud seda ise nagu lõplikult lahti arutada ja ma isegi ei näinud selles nagu väga suurt probleemi. Aga kui ma hakkasin vaatama lähemalt oma sidet rahaga, et kuidas ma suhtun rahasse, kui palju raha minu jaoks on määrav, milline suur osa identiteedist on määrav läbi raha. Siin on veel erinevad lood nagu seotud, et see tõi mulle pöördepunkti. Et tänaseks ma mitte ainult, et ei vaata oma pangakontot, vaid ma tean, kuidas sellega navigeerida. Ma jätan tegemata väga paljud mõttetud ostud just nimelt sellepärast, et ma olen nüüd teadlik oma rahast. Nii et suur tänu selle eest ja see on siis minu kogemus. Aitäh! Võib-olla siin on üks hea koht jagada lihtsalt ühe kliendiga, kellega me töötasime eelmine kord, et ta loobus nendest impulssostudest internetis, et tihtipeale see on mingisugused mõttes ka sõltuvus, et meil on kogu aeg niisugune tunne, et meil on midagi puudu, me kogu aeg midagi vajame. Ja siis ta ütles, et ta kogu aeg scrollis nendes keskkondades ja kogu aeg midagi tellis,
sellel, kui ta läbi seda kursust, siis ühel hetkel ta sai aru, et tegelikult tal ei ole seda vaja. Nii et ta lõpetas selle ostude tegemise. Nii et ka üks siuke päris huvitav selline samm. Ja siinkohal peab ütlema, et see, kui palju ta raha kokku hoidis, see oli muljetavaldav. Selle arvelt, mida ta üleüldse vaja ei olnud. Et siin on nagu kasvukoht täiesti olemas. Aga et võib-olla lähme korraks veel tagasi selle teema juurde, mis mina nagu tõstatasin, et ma tõstsin selle raha nagu endast kõrgemale, et see raha oli minu jaoks sellel hetkel, juhtis minu elu, ma võiks öelda. Ja kui ma selle nagu lõpuks sain aru, et oot, mis see siis nüüd on, et kumb see nüüd nagu olulisem on, kas raha või mina, et tekkis selline nagu sisevõitlus või selline nagu sisemine nagu konflikt, ma võiks isegi öelda. Ja ma saingi aru, et tegelikult see koht, mis minus nagu muutus, oli see, et ma tõstsin ennast nagu esikohale. Et võib-olla Helen jagabki sellist ühte väikest mõtet, mida me nimetame ise prioriteetide püramiidiks ja mida me vaatleme ka meie koolitusel põhjalikumalt. Nii et kas Helen saab äkki jagada ekraani? On sul see võimalus? Nii kaua, kuni Helen ekraani jagab, võib ju selle minu näite kohta täpselt samamoodi öelda, et mina asetasin selle panga võla tegelikult oma prioriteediks. See oli üle minu, mitte mina ei olnud tähtis, vaid see panga laen oli tähtis. Ja siis on asjad juba korrast ära ja seal ei saa mingit heaolu ega ka raha olla. Nii, mina sain sellega nüüd hakkama, kas te näete hästi? Äkki sa saad suureks ka teha? Okei, kuidas see käis? Kes ütleb mulle nüüd seda? Slideshow äkki? Jaa, slideshow, jah. Aga kas ta siis ei lähe mitte selle slaidi? Ma arvan, jääb sinna peale äkki. Vabandust, seal all on paremal, kus on see miinus ja pluss 75, seal all on üks siuke kasti ka, peaaegu juba saite. Nii, aga ma peaks vist ühe mingi asja veel tegema, et siit selle next slaidi vist ära kustutama või, et siis teil on ka ju parem vaadata. No jah, vot nii. Ma ei oska seda suuremaks teha. Oota, ma proovin ühe korra veel, ma panen selle kinni ja sa mõtlesid siit või? Seal all, kui te nüüd täitsa kinni panete, siis jah, kus see 75 ja sealt nüüd kohe lähete, on sealt kõrvale, minge sealt kõrvale, kus see nool all oli, minge tagasi sinna selle plussi ja miinuse peale ja nüüd vasakule natuke liikuge edasi. Vasakule, just selle peale, just. Ahah, nii, kas nüüd on hästi või? Aga nüüd ta ikkagi annab mulle vaata need teised aknad ka. Aga siis sealt display settings, kus üleval on keskel. Vajutage sinna. Okei, ma ei näe seda. Sa samas liiguge üles keskele. Üleval. Display settings, ja okei, mul oli see. Nii, ja. Ja pange korraks, ja. Nii, aitäh. Näed, kui tore, meeskonna töö toimib alati. Suur tänu assisteerimast. Vaade olemas teile. Aitäh, Helen. Praegu presenteerime teile sellist väga olulist eluseadust, mis on prioriteetide püramiid. Sellesse on kaasatud peale meie enda kõik tähtsamad aspektid meie elus, tähtsamad inimesed meie elus. Ja märkate, et prioriteetide tipus olen mina. See tähendab seda, kui minul on hea olla, siis on ka kõigil teistel minu ümber hea olla. Tihtipeale sellest isegi ei saada aru, kui kas keegi või miski asub sinna mina koha peale. Täpselt nii, nagu
nagu mina ja Kairi omal ajal tegime ja alguses ei saanud sellest aru. Teisel kohal on töö, äriõpe. Miks niimoodi? Miks perekond on kaugemal? Tegelikult see on täiesti loogiline, et see tähendab finantsiliselt kindlustatust. See tähendab ka seda, et kui laps saab täiskasvanuks, siis on ju ülimalt normaalne, et ta omandab mingisuguse ametialase hariduse ja saab ka väga hea töökoha ja see tagab talle rahulolu oma finantsidega. Kolmandal kohal on see perekonna sektsioon ja siin võib-olla on teile ka vägagi üllatav see, et mitte lapsed ei ole esikohal, nagu väga tihti arvatakse, vaid hoopiski mees ja naine. Tegelikult on see selle tõttu, et kui mees ja naine, kui ema ja isa saavad omavahel hästi läbi, kodus on hea õhkkond, vanemad on oma lastele eeskujuks ja nad kasvavad harmoonias. Sellepärast ongi mees ja naine prioriteetide tipus laste ees. Ja vanemad saavad oma laste eest siis hästi hoolitseda, kui nad saavad omavahel hästi läbi. Meie vanemad on tegelikult sellepärast kõige tagaplaanil, et nemad on juba nii-öelda mängust väljas. Nad on lihtsalt meie elus olemas, me austame neid, me hoolime neist, me peame neist lugu, aga nad ei osale otseselt meie perekonna elus. Ja siis alles tulevad sõbrad, sugulased, tuttavad, sest nemad ei ole hoopistükkis meie elus nagu privaatsel kohal. Et tegelikult miks ikkagi see mina? See on juba seotud inimkonna ajalooga, sest inimkond ei oleks üldse ellugi jäänud, kui inimene ei oleks ise enda eest hoolitsenud. See oli talle eluliselt vajalik, sest muidu ta ei oleks saanud oma järglaste eest hoolitseda. Ja kui me mõtleme selle töö, äri ja õpe, kui te kujutate ette, et teil on näiteks tütar ja kui teie tütar ei saa mingit haridust, ei oma mingit teadmist finantsalal, et ta suudaks omada kas mingit oma raha, oma äri, siis ta on täielikult abielludes mehest sõltuv. Kas te kujutate ette, et te oleksite õnnelikud, et teie tütar võib sattuda ohvri rolli, näiteks kui mees omab tema üle täielikult võimu, see tähendab, et naine on finantsiliselt oma mehest 100% sõltuv. Aga kui tuleb mingisugune ebakõla elus või tulevad mingid ootamatused, siis see teie tütar võib jääda väga täbarasse olukorda koos oma lastega, kui tal ei ole enam seda mehe finantsilist tuge. Sellepärast on ülioluline see töö, äriõpe. Ja see mehe ja naise vaheline seos on ka väga oluline, sest tihtipeale juhtub nii, et eriti naised asetavad lapse endast kõrgemale kohale. Kui laps sünnib, siis see on ülimalt loomulik, et ta vajab väga palju hoolt ja tähelepanu, et kuni aastani julgelt ongi naine ja laps ühel positsioonil ja
vanemad peavadki lapse eest hoolitsema, aga peale seda hakkab laps arenema ja ta vajab teatavat iseseisvumist, ta vajab vastutuse võtmist ja kui vanem seda ei tee, siis hakkabki see prioriteetide püramiid kaldu vajuma ja teie lapsel ei ole ise tulevikus täiskasvanuna enesekindlust ja oskust iseendaga toime tulla. Ja lapsed on ju tegelikult ajutiselt meie elus. Nad ei ole meie päris osa. Et teataval ajal me peame neist lahti laskma, kui nad osavad täiskasvanuks, loovad oma pere ja peavad prioriteediks panema oma naise, oma mehe ja vanemad jäävad tahaplaanile. Ja sõpradest pole üldsegi midagi rääkida, sest nii kui me keskendume sõpradele, mida ka paljud inimesed teevad, kui on mingi oluline asi, tööprojekt käsil ja see visatakse sinna paika ja tõtatakse sõbrale appi, mõtlemata, mis see oma ärile tekitab, siis see kallutab ka selle prioriteetide püramiidi kaldu ja rahakadu on garanteeritud sel puhul. Ja teate, kui huvitav on see, mina näiteks olen oma tutvusringkonnas väikest testi teinud. Need inimesed, keda ma tunnen, mingis vestluses ma olen palunud neil ka seda prioriteetide püramiidi oma nägemust välja tuua. Ja teadlikumad, kes on teoreetiliselt asjaga kursis, on öelnud ja. Mina olen prioriteetide tipus, aga teate, kui huvitav, kui sa tead selle inimese tausta, siis sa saad aru, et ei, et tema küll selle prioriteetide tipus ei ole, et see on lihtsalt teoreetiline teadmine. Inimene ei võta seda tegelikult praktiliselt oma ellu, seda teoreetilist teadmist ja see kajastub kohe finantstulemustes ka. Et see on lihtne, aga väga keeruline ellu viia ja järgida seda, et oma elust võin ka öelda, et alles siis, kui tekib teadlikkus näha neid kitsaskohti, et oot, mis ma nüüd siin teen, keda ma praegu siin prioriteediks panen. Alles siis on võimalik see ümberõpe, et meie teeme oma koolitusel ka seda, et me läbivalt tegeleme selle terve kursuse vältel, nii ühte või teistpidi tegeleme selle prioriteetide püramiidiga, sest see on nagu täielik vundament finantside loomisel. Ja mis on hästi huvitav, et me sinna tippu satuvad kogu aeg keegi teine või midagi muud, mitte nagu mina ise. Vahel satub sinna väga jõuliselt töö. Et ma tean ise, et minul on aegalt tõesti nii olnud, et see töö tuleb sinna väga jõuliselt, siis ma pean nagu meelde tuletama, et mina olen ikkagi seal kõige tipus. Siis tulevad jälle lapsed, siis võib tulla keegi, ma ei tea, sõber või ma ei tea, kes. See loksumine on kogu aeg, et see, et mina seal tipus olen, see on väljakutse ja seda peaks nagu kogu aeg enda jaoks nagu meeldetuletusena meelde tuletama, et mina olen tegelikult see, kes on number 1. Nii et te võite korraks mõelda praegu antud ajahetkel ka, et kuidas sinul on. Võib-olla sul on mingisugune väga terav küsimus kuskil mingisuguses kohas, et mis või kes on sinul seal tipus. Helen, sa tahtsid lisada? Helen, ei kuule. Ei kuule, miks te ei kuule mind? Kohati kuuleb ja kohati ei kuule. Ei, nüüd kuuleme.
Ahah, okei, väga hea. Ma tahan lisada selle kogemuse oma koolitusest, et minul puudus täielikult mõiste, mis asi on prioriteetide püramiid. Ma arvan, et siin on täna ka kuulajaid, kelle jaoks on üllatav, et üldse selline nagu mõiste või ütleme siis seadus eksisteerib ja see seadus eksisteerib, kas me teame seda või me ei tea seda, kas me järgime seda või me ei järgi seda. Sellest me muidugi räägime põhjalikult koolitusel ka, et miks see niimoodi on. Ja mul oli tõesti minul olid kõik ainult ühel tasandil ja kõik see töö, äri, õppe, mees, naine, lapsed, kõik olid seal. Sõpru ma nüüd sinna ei paneks, sellepärast, et me ei lävi väga nii, mul on perekonnasõbrad ja siin on natukene teistsugune suhe, aga mina ei olnudki üldse olemas. Üldse ei olnud olemas. Selle koolituse käigus tekkis minul see mina, keda sai siis, kui me räägime nüüd rahaprismast, rahakoolitusest, keda sai hakata üldse siis püramiidi prioriteeti seadma. Nii et minul on nagu veel laiem vaade siin, et mitte, et kui need kõik osad on olemas ja siis prioritiseerida, vaid minul oli üks osa täiesti puudu. Ehk et rahalistes mõistetes, mu enesehinnang oli rahalises mõistes niivõrd madal, niivõrd ebapiisavus, niivõrd suur, et mina täielikult puudus ja seda osa tuli alles hakata endas välja töötama. Nii et ma lihtsalt tahtsin tuua, minu meelest see on ilmekas näide sellest, võib-olla on veel kellelgi nii, et pöörake tähelepanu. Aitäh. Ma kutsuks üles, et kes osalevad, võiksid chati panna, mis seis nende prioriteetide püramiidiga on, kui nad julgevad väga ausalt panna, et mis praegu toimub. Kui keegi tahab telefoniga pilti teha, et siis minuti pärast ma lülitan selle välja, et kasutage siis praegu seda minutit. Aitäh. Kusjuures ma pean tunnistama, et kui mina esimest korda seda joonist nägin, siis ma printisin selle endale välja, sest no päriselt, et mul see oleks, see on teate a la see, et panen külmkapi peale, enne kui ukse lahti teen, siis vaatan, oota, kuidas mul täna nüüd oli. Näiteks väga hea on õhtul kokkuvõtet teha, et vaatad seda skeemi ja siis mõtled, et täna mul oli see ja see, kui ma seda tegin, kus ma siis omadega olin. Oota, kas täna ma unustasin enda ära, nagu tihtipeale naised laste suhtes tunnevad, et lapsele on vaja seda ja teist ja kolmandat aga ise, aga kus mina jään? Kui minul ei ole nagu enda jaoks ei aega, ei vahendeid, mingeid finantsilisi vahendeid, kas garderoobi värskendada või uued saapad osta, et see näitab ka lastele eeskuju, et kuidas ema ja isa enda eest hoolitsevad. See kujundabki nende tuleviku käitumise, nii et soovitan sellega tööd teha, selle prioriteetide püramiidiga. See on väga, väga oluline. Ja vanemad on tegelikult ju need, kes seda püramiidi igal juhul hakkavad kujundama meis. Sõltub sellest, et kus nemad selles püramiidis on ja siis meie jälle oma lastele. Et niimoodi need asjad edasi muudkui lähevad põlvest põlve ja perekonnast perekonda, niimoodi me pärandame need. Et see on selline, kutsun teid ise üles muutuseks, et seda püramiidi, kui sa hoiad ennast seal tipus, siis on võimalik muutust tuua ka oma lastele. Ja näiteks minu jaoks oligi see tohutu suur motiveeriv jõud, et ma sain aru, et kui mina suudan selle muutuse oma elus teha ja hoian nagu fookust sellel, et ma ise olen seal prioriteetide tipus, siis ma muudan sellega oma lastelaste elu, et nemad saavad minult siis juba selle sisendi, et ma ise peangi oma elus tähtis olema. Ja ärgem unustagem, et edukate inimeste põhimoto ongi see, et
ma ise olen iseenda jaoks kõige tähtsam, siis hakkavadki asjad hästi minema. Ükstapuha mis valdkonnas. Ja ma tahan veel lisada siia, et see on küll ainult üks osa meie koolitusest, aga ikkagi ma tahan öelda siia juurde, mis oli veel, nagu ütleme, mida me nägime teiste pealt ja mida ma ka enda peal kogesin, et selle mina välja töötamisega ja selle püramiidis liigutamisega, et sellega kerkib hulganisti erinevaid tundeid, süütunne, et kuidas niimoodi ja kogu aeg on teisiti olnud ja hulganisti, seal võib olla ka viha ja ma ei tea, mida kõike veel. Et see koolitus on praktiline psühholoogia, kus me saame töötada just nimelt selle puudu oleva osaga endas, et see on loomulik, et ma olen oma prioriteetide püramiidi tipus. See on täiesti loomulik, ilma igasuguse süütunde ja sunnita. Ja siit tulid nagu väga suured muutused, et inimesed ei hakanud enam tegema ületöötunde, aga nende töö muutus sedavõrd efektiivsemaks, et nad lõpetasid oma tööpäeva varem, jõudes sellega nagu rohkem ära teha ja kodus kadusid ära ka väga suured võib-olla võimuvõitlused ja vaidlused ka raha pärast on ju, sellepärast et süütunne ei mängi enam rolli. Ehk et sisuliselt see on ka ikkagi ühe osa identiteedi leidmine endast ja ilma aluspsühholoogiata, ilma alateadvuseta seda ei ole võimalik teha. Et me võime siin seda püramiidi liigutada üles ja alla ja vasakule ennast panna ja varemale, aga kui ma ei näe läbi neid nõkse alateadvuslikult, et miks ma niimoodi teen, lapsest peale on mulle juurutatud, ega siis ei ole ju ainult see, mida ma olen kuulnud, vaid mida ma olen läbi kogenud ema, isa kõrval. Mul saadeti mingi see raha. Nii et siis, et seda te saate koolitusel kogeda. Jah, aitäh. Mul tuli praegu üks selline oluline aspekt, kliendi tagasiside, isegi mitte kliendi, vaid klientide tagasiside. Teate, mida see puudutab, see ise prioriteetide tipus olemine, kui palju on praegu seda kooli kiusamist ja kuidas see muudab elu, kui emal, vanematel ja kui te oskate lapsele näidata, et te olete ise prioriteetide tipus, te teete totaalse muutuse oma lapse elus. Ta saab teilt sisendi, et selles see nõks ongi, et kui te teete endaga põhjaliku transformatsiooni läbi, te juurite mingisugused omad hirmud, omad piirangud oma alateadvusest välja ja istutate sinna uued kasulikud teadvustamised, siis teie elu muutub mitte ainult teie elu, vaid ka kõigil, kes teiega kokku puutuvad. See laieneb nagu 90 kraadi. Et see on hästi huvitav. Inimesed ei usu sellesse, et see niimoodi võib olla, aga pärast koolitust tagasisidena ilmneb, et oi, mul on mehega palju parem läbisaamine, lapsed on kodus palju rahulikumaks läinud ja ämmaga on asjad nagu kuidagi paika läinud, et ta ei topi enam oma nina siia meie pere asjadesse. Väga reaalsed elulised sammud nagu saab astuda. Nii et kõike peale selle prioriteetide püramiidi on meil veel küllalt ja süsteem on selline, et te integreerite selle kõik oma ellu läbi praktika. Me muudame alateadvuse programmi. See on tohutult võimas asi. Seda isegi esialgu ei hooma üldse. Kas ma võin vahepeale tuua selgust juurde? Ma võib-olla näitaksin veel ekraani ja ma tahaksin tutvustada, et kes meil veel programmis lisaks on ja ma tahaksin näidata, millest see koolitus koosneb, et kas praegu on sobiv hetk? Kuidas teile tundub? Ma arvan, et praegu on sobiv hetk, aga ma lihtsalt ütlen, et me teeme veel pärast ühe harjutuse, et ärge veel minge kuskile. Aga võib-olla siis tahate teeme harjutuse ennem?
Ei, ma arvan, et sa võid ära rääkida, siis teeme. Hästi, siis on kokku lepitud. Kõigepealt ma tutvustan teile, et meiega koos programmis on Sirle Truuts, kes on siis tuntud naisinvestorina ja lisaks on ta Hakkan ettevõtjaks portaali asutaja. Sirle täna nõustab eelkõige ka neid inimesi, kes tahavad oma äri asutada ja meie koolitusprogrammis on Sirlel väga head videod, kuidas palgatöö kõrvalt hakata siis ennast ettevõtjaks suunama. Lisaks siis see koolitus koosneb siis 7 nädalast ja need kuupäevad on siin kõik paigas, mis ajal 24. oktoober juba algab, eks ju, sisuliselt see on siis 10 päeva pärast ja kestab siis detsembri alguseni, nii et õige aeg ennem jõule teha muudatused oma mindsetis. Ja selle 7 nädala jooksul teal avaneb iga nädal koolitusvideo ja lisaks sellele kogu perioodi jooksul on meil 5 live kohtumist. Need kuupäevad ja kellaajad on ka siin kenasti olemas. Need live kohtumised ei ole loengu vormis, vaid need on praktilised töötoad, kus me võtame ette teema ja me töötame selle teema läbi. Ja ei maksa muretseda, et kui inimesi on palju, et kas minuni jõutakse, kas mina saan, grupi tööenergia töötab väga võimsalt, igaüks saab sellest osa, igaüks saab töötada individuaalselt oma teemaga, hoolimata sellest, et see teema võib-olla tõstatatakse läbi kellegi teise. Rohkelt on juures harjutusi, näiteid, meditatsioone, meelelisi harjutusi ja igat siis nädala videot saadab kindlasti üks meeleline harjutus või siis, noh jah, ma nimetan selle harjutuseks, need võivad olla erinevas vormis ja nad ongi. Nad on kas lisavideona, nad on kas paberkandjal, ehk et me saaksime endas kasutada kogu oma mälu, kirjamälu, lugemismälu, kuulmismälu, silmamälu, et see on selliselt kokku pandud. Nüüd muidugi tugigrupp, meil on suletud Facebooki grupp, kuhu me siis koondume ja kus me siis jagame ja töötoad toimuvad Zoomis. Loodan, et midagi olulist ei jäänud mul ütlemata. Lõpus jagame sooduskoodi. Ütlen siis etteruttavalt ära, et ärge minge ära. Lõpus on sooduskood, mida te saate kasutada, kui teil juba tekkis huvi meie koolitusega liituda. Aitäh! Ja koolitus siis algab meil juba 24. oktoobril. Just. Nii, ma arvan, et me võime teha nüüd selle väikse harjutuse, mis me mõtlesime, et Helen, kas sa juhendad siis selle ära? Jaa, väga tore. Viimasel hetkel muutsime veel harjutust ka, et teie jaoks lihtsamaks ja praktilisemaks ja hea on võtta paber ja pliiats, sest et läbi kirjamälu te natukene ka tunnetate ennast teistmoodi ja ma korraks veel seletan ette, et see harjutus on lühike, see harjutus on praktiline, aga ma tahan teile, ma ütlen siis pärast. Kui teil on nüüd paber ja pliiats käe pärast või te tahate kirjutada arvutisse, vahet ei ole, lihtsalt pärast te saate silmadega üle lugeda, siis palun kirjutage 3 mõtet, mis teil tekkis selle aja jooksul, miks te tahaksite selle koolitusega liituda. Kirjutage 3 mõtet iseenda jaoks. Ja koolituse pealkiri siis on teadlik tee rahani. Jah. Ja ärge muretsege, kui ei tule 3, tuleb 2, tuleb 1, need võivad pärast tagant järgi tulla, võib-olla mõnel tuleb 5. Et kui on ka 1 mõte juba, siis on nagu väga hea, et mis mõtted mul tekkisid siin praegu selle käigus ja et miks ma tahaksin selle koolitusega liituda. Ja nüüd, kui need küsimused on teil kirjas, siis palun kirjutage ka sinna alla vähemalt 1, aga võite ka rohkem kirjutada takistus. Miks ma seda ei tee? Kirjutage see endale selgelt välja, et te näeksite seda kirjapildis ka või siis kuvas, eks ju. No või siis, kui sulete silmad, võite ka silmad ette kirjutada. No ma täiendaks, et miks ma seda ei tee, vaid mis mind takistab seda tegemast.
jah, no ja, nii on võib-olla isegi korrektsem, et mis mind takistab seda tegemast ja see võib olla väga isiklik põhjus, te ei pea siin kellegiga jagama, kui tahate, võite jagada, chati on päris huvitav, aga kui ei taha, ärge jagage. Ma loodan, et kõik on kirja saanud ja see harjutus tundub lakooniliselt lühike ja lihtne ja ebavajalik, aga tegelikult, mis on selle harjutuse mõte? See, kuidas te, ütleme siis kiirturmis ja ootamatult ja nende sõnadega, kuidas te praegu kirjeldate seda olukorda, see ongi see, mida te oma alateadvuses usute. Ehk et nüüd te saate teada seda 3 mõtet, mida te tahaksite ja te saate läbi vaadata ka need takistused. Ja nüüd ma hüppan harjutuse juurde korraks tagasi. Te saate nüüd veel korraks vaadata neid küsimusi ja neid vastuseid ja siis te saate veenduda, et teie elus enam-vähem suurel määral inimestel on erandeid, aga enam-vähem suurel määral inimestel on kõik see juba olnud. Nii et see ei ole uus, et mul tekivad rahaga seoses või rahakoolitustega seoses sellised mõtted ja et mul tekivad ikka ja jälle ühed ja need samad takistused. Et te võite tahta ennast ära petta, et ei, mul ei ole niimoodi, aga kui te natukene süvenete ja olete enda vastu brutaalselt aus, siis te näete, et enamasti nii need mõtted rahast ja rahakoolitusest kui ka need takistused on enamasti samad. Ja sellepärast me julgemegi öelda, et me oleme kokku pannud väga intensiivse, väga efektiivse koolituse, me oleme kaasanud ka teisi professionaale selleks, et muuta alateadvuslikku harjumus ja mõttemustrit. Nii et suhtuge sellesse harjutusse kõrgendatud lugupidamisega. Aitäh teile minu poolt. Ja mis iganes mõte sealt tuleb, selles mõttes, et see mõte käib ju minuga kaasas raha kohta. Nii et see on hea selline teadlikkuse koht, sest kui ma saan mingist asjast teadlikuks, siis on alati võimalik muutust teha. Nii et see muutuse tegemine võib vahel olla selline, et ei tea, mis asja nad seal räägivad. Aga kui ma saan aru, et jaa, mina tõesti teen nii, toimin nii, siis on võimalik seda muutust teha. Ja mõni muutus võtab aega. Võtab pikemalt aega, mõni toimub väga kiiresti, sest kui ma otsustan, siis toimub muutus ruttu. No reeglina väga kiiresti toimuvad muutused alati meie grupi töötubade käigus, sellepärast, et ja usaldage ennast siinkohal ka, et inimesed, kes sellesse gruppi koonduvad, et ärge mõelge, et mina olen vales kohas, ma olen alati õiges kohas. Et selles grupi töös see tahk avaneb nagu järsku, sest et nii palju on peegleid ja sealt tuleb nii palju nagu välja enda kohta, et see üks asi teise järel, ja see ongi see efektiivsus, mis tegelikult peitub, et sa saad seda ka kohe rakendada, miski ei ole üle jõu käib. Ja, aitäh. No tegelikult ainuüksi see, et te osalete praegu sellel live-koolitusel, juba see näitab seda, et see rahateema kõnetab teid, muidu te ei olekski täna siin. See tähendab, et teid trigerdab miski ja te ilmselgelt tahaksite rohkem teada selle kohta. Aga vaadake nüüd oma need uskumused üle, et kas te annate endale võimaluse arenguks, sest targemad inimesed on öelnud, et kõige suurem ja parem investeering on investeerida iseenda arengusse, sest see viib kõige rohkem edasi. Ja siis ma olengi prioriteete püramiidi tipus. Tavaliselt nii. Ja. Nii, aga meil oli veel see, et meil on väike üllatus seoses soodushinnaga. Ma just tahtsin öelda, et naised, räägime nüüd rahast, sest et rahast peab rääkima ja võib-olla kõik need, kes kirjutasid endale paberi peale, et takistuseks, et ma ei saa osaleda sellel koolitusel, sellepärast, et see koolitus maksab 360 €. Ja et mul ei ole see võimalik, siis me oleme ka siin tulnud teile sammu vastu ja ma hea meelega nüüd jagaksin ekraani, et see jääks silma ette. Ma loodan, et ma valisin õige slaidi ja nüüd te näete, et me aktiveerime sooduskoodi raha 50. Ma pärast panen selle chati ka raha 50 ja see annab 50% soodustust. Siin on see aga,
et see soodustus kestab kuni 18.10, nii et teil on piisavalt aega tunnetada, mõelda, enda jaoks ära arvutada ja läbi näha, et see 180 €, 7 nädalat, pluss siis järelvaatamine, 5 live-kohtumist, Kairi on kehapsühhoterapeut, konstellöör, igapäevane teraapiaterapeut, Jaana Tammes, naisinvestor, Jaana Tammesalu täpselt samamoodi, koolitusprogrammi juht, naisinvestor, lisaks töötab Jaana kriisikeskuses, mis tähendab, et ta tuleb väga hästi toime selliste olukordadega, kus inimene kaotab juhitavuse ja mina olen mindset coach, minu lemmikkirjala on siis mõtete muutmine, eristamine, emotsioonid ja alateadvus. Ja pluss siis Sirle oma kogemustega, kes on Eesti turul väga-väga hästi tuntud. Et me oleme tõesti endast andnud rõõmuga seda, mida me oleme osanud parimal moel ja lugege kindlasti meie tagasisidet ka lehelt, et te veenduksite ise, et te teete väärt investeeringu. Et minu poolt jälle aitäh. Vaadake, kui toredad numbrid meil kokku said, 180, 18.10 ja koolitus algab 20.40. Et väike numbri maagia siia lõppu ja mina ka väga tänan teid ja ma väga loodan, et me kohtume, et siin on meil väga tore seltskond olnud koos. Ma loodan nende, kes siin meid kõiki kuulasid, päris palju inimesi oli, nii et suur aitäh teile kõigile. Ja loodetavasti kohtume siis 24. juba. Pange ennast valmis, muutus tuleb. Aitäh! Suur tänu, loodame, et teie tahtele oma elu muuta. Ja kõike head! Kõike head!